Tere tulemast esimesele teatripäevale Tõstamaale, mille nimi on Teatripisik. Meile on külla tulnud siis Varbla, Koonga ja Lõppe lasteaiad. Teeme kõigile esinejatele ühe väikese aplausi nüüd. Esimesena astub lavale siis võõrustajate Tõstamaa lasteaia näitetrupp. Ja meie esituses näete etendust Suur Peeter ja Väike Peeter. Aga tänase päeva kordamineku eest on vaeva näinud, väga suurt vaeva, Õnnela rahvamajast. Teeme talle ka ühe aplausi. Mina olen Õnnela. Võib-olla Varbla ja Tõstamaa ja Lõppelapsed seda ei tea, aga Tõstamaa lapsed kõik tervitavad mind tänava peal kogu aeg. Ja meil on lastega väga hea klapp. Ja tõesti see Teatripisiku festivali mõte, meil on täna festival, armsad sõbrad isegi. Isegi Pärnu linn teab sellest juba. Ja mõtlesid, et miks mitte teha üle Pärnu maalist kohe, et las see alguses algab see pisikeselt siit Tõstamaalt pihta. Tegelikult Aita ei öelnud ühte väga tähtsat asja, et täna on esimene Edela-Pärnumaa lasteaedade teatripäev, Teatripisik. Minna juba teatrisaali, lavale ennast valmis panema ja kui nemad meid kutsuvad, siis lähme meie nende etendust vaatama. Seni kaua veedame meie aega ja saame tuttavaks. Kitsedale oskab enne lugeda. Ütle uuesti. Ütle ilusti. Kitsedale oskab enne lugeda. Meie jääme põnevusega ootama. Aga meil on täna väike järjekord, et kuna teie nimi on Lõppe, siis te olete lõpus. Et siis on tegelikult hüüumärk. Kust kohast teie olete tulnud? Koongas. Vägev, aga mis teie etenduse nimi on? Unt ja kitsetalled. Unt ja 7 kitsetalle. 7 meil pole. Me oleme valmis. Selle raamatu järgi, et siin saavad kõik, kes aga vähegi tahavad, saavad laval olla, ka need, kes ei julge väga rääkida, aga nad saavad selle laval olemise hea tunde kätte, sest siin saab kasutada hästi palju tegelasi selles etenduses. Sinu leivakoti tühjaks, võta minu oma ette. Võtame siis pealegi. Mis ilma aegu mõlemad kotid korraga lahti teha.
ma löön sind. Mis ma siis söön? Näed seal kännu all on hiirepesa, söö seegi ära. Head needsamadki. Armas mees, ära tapa mu poegi ära, mis kõudaid sa neist saad, aga kui su kord abidalis on, kui meie sind siis aitame. Teised sind söönud ka. Kas see on seratab või suletab? Minu kord on. Peeter, sööme sinu leivakoti tühjaks, võta minu omaette. Võtame siis pealegi, mis silmaaegu mõlema koti korraga lahti kiskuda. Näed, seal kännu all on mesilase pesa, söö seegi või asu kullipesa kallale. Hea see samagi, kui paremat ei ole. Armas mees, ära reisu meid. Meie toobid mesilasi poegi täis. Kui sa ükskord abi tarvitab, küll meie sind aitame. Selles meeldivas mina nüüd siis söönuks saan. Kas see nüüd elatab või suletab? Minu pealt kandavad järg kännu alune ette. Kui sul on kord abi tarvis on, siis millest käepärast olen. Teismalt nüüd söönuks saan. Varsti ägedast. Mis töö see siis on? Kuule väike Peeter. Annan sulle 3 päeva aega. Selle üle sa pead esitama Vahast kiriku. Mullast aia ümber ehitama ja 12 häälega kella torni panema. Kui sa selle tööga valmis ei saa, siis ma lasen su vangikongi panna. Mine nüüd see kõht täis ja asu tööle. Kui ma 3 päevaga valmis ei tee Vahast kirikut, meil on muldaed ümber 12 hääle kell tornis on. Heida aga magama ja tule homme vaatama.
Ümber, ära ole nii tõsane. Emamesilene rääkis mulle sinu mure ära. Mina ka õhtul magama ja tule homme vaatama. Hea küll, ehk nad kiiresti samuti abi kui mesilasedki. Kuulsin sinu murest, armas sõber. Raske on seda kella saada, seisab just tema magamiskambri peal. Niipea kui keegi temasse hakkab paljusti kõlisema ning vanamees on kohe vaatamas. Vanapakanal on niisugune kell, raske on seda kätte saada, aga kui sul aga julgust on, nüüd otse koemu selga ning lähme õnne katsuma. Võtate lihtsatest liivakera ja veed, nüüd pisales tuua. Nüüd oleme vanapagana piirites. Kella lahti arutades ole hästi vagusi ja muidu võib suur õnnetus sündida. Kullikan kella kallal. Kullikan kella kallal.
veel suurema ime ära teha kui mina. Suurpeeter ütles, et tema suudab 3 päevaga ümber maakera käia ning härrale ja prouale igast ilmanurgast kingituse kaasa tuua. Oi, seda ma tahaksin küll näha. Suurpeeter. Otse maitpakid asjad ja asjad teed. Mälestuseks sellise medali, mille peal on väga uhke pilt ja see, kus ta käis. Tõstamaal 2013 teatripäev. Ma olen väike jahimees. Väljas ilus ilm on täna. Kedagi ei karda ma. Ohoo! Ees on pikk pilliroog. Jah. Ma olen väike jahimees. Ma lähen lõvijahile. Väljas ilus ilm on täna. Ei saanud. Aga mina lähen. See sild on nii peenike, see hakkab kõikuma. Ja vabandage, aga mul läks süda pahaks. Ma täitsa uimane. Aga ruttu. Ohoo! Mis see on? Karvad. Küüned. Hambad. Appi! Mami! Ruttu tagasi, kus me tulime, ma ei mäleta enam. Appi siin on Meie tuleme Varblalasteaiast ja meie leidsime oma näidendi sellise suurepärase kirjaniku nagu Heljo Rammo raamatust, kes on kõige targem. Ja kuna meie vastust ei leidnud ja meie metsaloomad samuti mitte, siis äkki teie leiate nüüd siis lõpuks meile vastused, kes siis on kõige targem. Kas on see mesilane, orav või jänes? Sa arvad jänes? Orav. Esimumm. Et kui te meie etenduse nüüd ära olete vaadanud, äkki te siis oskate täpsemalt öelda, sest meie veel ei tea seda. Saan istuda põõsa all. Tere, mesilane. Tere, orav.
isa konnid, tule istu ka päikesepaistele. Mul ei ole aega. Mitte kunagi ei ole sul aega. Ma pean seeni korjama. Mis sa tormid ennast? Kas jooksed jahimeest ära? Ma pole ühtegi jahimeest näinud ega püssipauku kuulnud. Tulin hoopis teile teatama, et olen tark. Olen metsas kõige targem. Kuidas sa nii targaks said? Käisin külas, piilusin koolimaja aknast sisse ja nägin, et parajasti oli klassis tund. Lapsed õppisid numbreid. Nii kui siis õppisin mina ka ühe numbri selgeks. Seega meni tarkus. On küll tarkus ja mina olen kõige targem. No ütle, mis tähe sa teada said? Mis sa? Pole numbermid sõna. Ei ole. On. Kui keegi sul midagi ütleb, siis ainult suupera ütleb ütlen. On sul nüüd selge, et ta on sõna? Aga mina mõtlesin. Rumalasti mõtlesid ja üldse ei maksa sul targematega vaielda. Kui ta on veel täht. Nüüd sa mind naerma tähed liiguvad õhtul taevas. Mitte taevatäht, kirjatäht. Mul on koolimaja aknadega samuti istunud ja tean täpselt. Aga mina mõtlesin, et koolis õpitakse ainult numbreid. Õpitakse ka numbreid. Kui sa oleksid kauemaks jäänud, oleksid näinud. Mina igatahes ei käi testa akendadega piilumas. Aga koolimaja aknadega võiksid küll, saaksid targemaks. Ütle, mitu see minu korvis on. 1, 2, 3. Aga näed, siin on veel. Mina näen. Loe kõik ära. 1, 2, 3. 4, 5. Kas need on ka numbrid? Jaa. 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd tean ka mina numbreid. Näh, vaata, metsal on veel seeni. Siis peaks ka numbreid olema. Ütle kõik numbrid. Mida sa tead? Mul ei ole aega. Ma pean seeni korjama. Läks ära. Ütle sina mesilane, kui palju numbreid veel olemas on. Ma lähen vett korjama. Läks ka ära ja keegi ei osanud küsimustele vastata. Küsis, mis kõige targem on. Kas te saite aru? Jaa. Kuidas teil endal läks? Kas läks nii, nagu mõtlesite või läks sassi ka või? Ei läinud sassi, peab ütlema, ei läinud sassi. Ei läinud sassi. Jah, meie suured näitajad ütleme ka, et meil ei läinud, meil oligi nii mõeldud. Just. Tehke üks korralik kummardus kolmekesi veel. 1, 2, 3, noh. Aitäh! Minge taha poole,
teeme varbad ka veel. Varbaid ei olnud. Lapad, tantsime kõik lapad. Olete valmis? Minema Kitsetalle etendust vaatama. Tere, meie oleme Koongast ja meie oleme siin kõik vanema liitrühmaga, kus on 12 last ja kõik osalevad ka etenduses, kuigi nad kõik täna ei ole kohal, et lihtsalt puuduvad. Ja meie etendame teile Hunt ja 7 kitsetalle. Lapsekesed, küll on teiega tore mängida, aga nüüd on aeg sealmaal, et söök on otsa saanud ja mina pean metsa minema teile toitu tooma. Olge head lapsed ja minge ilusti tuppa, kedagi ärge sisse laske. Ärge kedagi sisse laske. Metsas luusib kuri hunt, tema tunnete ära, tal on karehääl ja tumedad käpad. Olge tublid. Jaa. Head aega. Kaamsed lapsed, ma olen teie ema ja teen teil iga hääl midagi maitseb toitu. Mine ära, sa oled hunt. Meie emal on armas hääl ja peenike. Tere, hunt. Mida on pakkuda? Sellest kriiti vene, aga palun üks euro. Kaamsed lapsed, ma olen teie ema ja teen teil iga hääl midagi maitseb toitu. Ema tuli taas, ema tuli. Oota, näita käppa. Mine ära, sa oled hunt. Meie emal on Peenike hääl. valged käpad. Sul on mustad käpad. Näita käppa. Ema tuli tagasi, ema tuli tagasi. Sibilla, jooks nüüd. Tõu taha. Meie jääme siia istuma. Jõuta peas. Lapsekesed, ma tulin koju. Kõik on sassis ja segamini ja kus mu lapsekesed on? Kitsetalled, kus te olete? Kus te olete, kitsetalled? Mu süda juba valva. Aga ma olen siin. Kes see räägib? Oi, tule välja. Ullakene. Kus teised siis kõik on? Putsi teised pääses kavalusega tuppa. Pääses kavalusega tuppa. Ja kõik sõi ära, kõik minu tallekesed. Ja et sina mul alles oled, mis me nüüd teeme? Seal ta magabki. Ja keegi liigutab tal kõhus. Äkki ma saan oma lapsekesi veel aidata?
üldsegi elus ja kõik sarved on peas ilust ja oi, kui tore. Jõudsin õigel ajal koju. Oi. Ima järgi. Sina kallis on. Seal ta ongi. Aga kuri elukas, nüüd sa minu käest küll saad. Pagar oli ka. Pagar tegi ju käe valgeks tal kõik. Näe, üks lill on siia kukkunud. Õhku sinna alla. Nii, tehke valmis, me toome laeva. Me toome laeva. Näitlejad peavad laval tegema, kui sa pead kuri olema. Ma oskan teha kurja nägu, oskad jah? Tee häält ka. Aga vaata hoolega, mis nägu see on. Üks silm on kinni. Mis tal see silm kinni on? Silma pilgutada oskate? Vaadake. Vaata nüüd, mis nägu nüüd tuleb. Aga kui oleks vaja laval, sa oled näitleja, päriselt mõtla, mis sa siis teed? No siin on jälle silm on kinni, aga... Ja siin ka mõtleb, näete? Ennem ju alati sa... Kutsub saali. Lähme vaatame endendust Kitsetallest, kes oskas lugeda 10-ni. Oskas 10-ni lugeda. Üks, see olin mina. Mida sa seal teed? Ma lugesin ennast. Tahad, ma loen sind ka. Oi, ma ei tea, äkki see on valus. Ema ka ei luba. Üks, see olin mina ja 2 on vasikas. Ema, nüüd luges mind ka üle. Kuidas see käib? Väga lihtsalt. 1, see olen mina, 2, see on vasikas ja 3 on leht. Ema, nüüd luges siin ka üle. No seda ma küll ei luba. Mis te sellest Kitsetallest taga ajate? Ta loendab meid. Kuidas see käib? Väga lihtsalt. 1, see olen mina, 2, see on vasikas, 3, see on leht ja 4 on härg. Nüüd ta luges siin ka üle. Assalurja, seda ma küll ei luba. Mida? Mis võidujooks teil siin käib? Ta loeb. Me ajame Kitsetalle tagant, ta loeb. Kuidas see veel käib? Väga lihtsalt. 1, see olen mina, 2, see on vasikas, 3, see on leht, 4, see on härg ja 5 on hobune. Nüüd ta luges siin ka üle. No seda ma küll ei luba. Lõpp, pidage kinni, mis teil võidujooks siin käib. Kitsetalle taga, ta loeb meid. Kuidas see käib? Väga lihtsalt. 1, see olen mina, 2, see on vasikas, 3, see on leht, 4, see on härg, 5, see on hobune ja 6 on siga. Nüüd ta luges siin ka üle. Rõhk, oodake nüüd.
Poeg kannab aastas 10 reisijat, kes teist oskab 10-ni lugeda? Kitsedal oskab. Loe ruttu on meid üle. 1, see olen mina, 2, see on vassikas, 3, see on leht, 4, see on härg, 5, see on hobune, 6, see on siga, 7, see on lammas, 8, see on kass, 9, see on koer ja 10 on kopp. Laeval on 10 reisijat. Hurraa kitsedale! Sellest ajast peale jäi kitsedal purjekale tööle. Ta loeb reisijad üle. Me saime sellest ka kõik aru, eks ju? Tõsta käsi, kes ei oska 10-ni lugeda. Kes ei oska? Mina oskan. Aga teised ikka oskavad juba. Ahah. Aga kes oskavad? Tõstke, kes oskavad? Sorgu. Vägev. Teile öelda, et onu Madis filmib meil, võttis kõik selle, mis me näitlesime täna filmi peale. Ja ta teeb sellest sellise toreda DVD, kas te teate, mis DVD, see plaat, eks ole, ja pärast me saame vaadata, kõik saate omale, kõik lastajad saavad omale mälestuseks selle, et onu Madis on nii tore inimene ja tal on endal jube palju lapsi, tal on 5 last või 6 juba. Sellepärast ongi ja aitäh ka onu Ennule, kes hoidis mikrofoni väga lähedal, sest me räägime ju lava peal kogemata natuke vaikselt, on ju mõnikord räägime. Korsti jooma ja suured inimesed kohvi jooma. Aga kuulake korra. Aga pärast seda, kui me oleme söönud ja joonud, siis tuleme siia suurde saali ja joonistab iga laps täna oma teatripisiku. Nii nagu need, mis me näitasime.
sa oled sinna istud. Nii. Mul on tohutu hea meel, et see meie päev või see üritus läks niimoodi korda, et meile tulid külla lapsed teistest lasteaedadest ja et nende õpetajad said hakkama suure tööga ja valmistasid lapsed teatripäevaks ette. Ja meie omalt poolt tahaksime tänada siis sellel üritusel osalenud lasteaedu ja kinkida neile sellise toreda raamatu Teeme teatrit, et ei unustaks teatri tegemist. Ja järgmisel aastal, nagu ma aru sain, võtab teatepulga üle siis naabervald Koonga ja kutsub omakorda meid külla. Olete nõus sellega? Aga anname neile, kuna neil on 2 väikest lasteaeda seal valla peale, anname neile siis sellise võimaluse, et Lõpe ja Koonga teevad 2 koos. Me ootame siis kutset järgmise kevade poole, peale koolivaheaega näiteks. Aga nüüd ma kutsun siia Varbla lasteaia näitetrupi juhi. Kes see juhendas teil? Siit teile üks selline tore raamat ja siis väikene selline suveniir meie käsitöötoa. Aitäh! Kutsun siia Koonga lasteaia juhendaja. Sirje! Aitäh teile! Kes tegi siis selle suure töö ära Lõppelasteaias? Meie käsitöötoa poolt ka väikene kingitus. Tega siis ennast ei saa ilma jätta. Tõstamaa! Kus on meie juhendaja Ene? Aitäh sulle! Aitäh sulle! Aitäh kõigile! Aga tuli mulle kausikest! Kausikest? Nii, aga nüüd on niisugune lugu, et suure töö ja vaeva nägi ka meil siin tädi Õnnela. Kus on tädi Õnnela? Oi! Natukene kevade rõõmu. Mul ei ole sulle midagi. Kalli on ju. Aitäh. Ja oi kui. Väikese teepaki aluse saame ka anda meie suure töö ja vaeva nägijale onu Madisele, kes selle kõik purki paneb ja plaadile salvestab. Aitäh. Elagu Madis, viiame. Elagu Madis! Laksu ka. Saame ilusad ilmi. Suur aitäh teile kõigile siis tulemast ja ilusat koju jõudmist ja kena kevadet kõigile. Aitäh!